Üks asi, mis on veel muutunud sellel aastal, on see, et ma ütlesin, et mul oli raske otsuseid teha, et see asi on nüüd muutunud ja ma arvan, et see ongi muutunud alates sellest ajast, kui ma postitasin selle video, et ma sain aru, mida tähendab üldse otsustamine. Et sa saadki aru, et see otsus tegelikult ei tugine millelegi muule kui sinu suvale ja sa võtad selle vastutuse. Ja peale seda ongi nagu lihtsam olnud minu arust otsustamine, võib-olla mul lihtsalt ei ole olnud vaja midagi olulist otsustada. Kuigi samas selle 5 aastat plaani tegemine ju on mõnes mõttes otsustamine, et ma nüüd nii hakkan tegema. Aga tahtsin siis rääkida veel sellest terapeudi tööst, et ma olen siin saanud päris palju harjutada ja noh, ma olen märganud, et ikkagi mul veel ei tule päris ideaalselt need asjad välja ja siis ma olen natukene nagu pahane enda peale, et see on ju tegelikult väga nagu selge süsteem. Et ma olen ise ju tootnud neid õppematerjale juba ka ja ikka ma teen valesti, et ma olin nagu täitsa kuri enda peale siin mingi hetk. Ja siis järsku ma nagu rahunesin või tuli nagu selline mõte mulle, et ma peaks usaldama rohkem. Et selle asemel, et hakata nüüd hullult nagu tuupima endale, või kuidagi nagu tampima endale seda meetodit nagu kuidagi pähe. Et selle asemel võiks usaldada, et kõik klaabub kuidagi, sest et noh, mis selle sessiooni käigus võib juhtuda, sa ei oska ennustada tegelikult, et mul oli üks selline sessioon ka siin vahepeal, kus see klient siis nagu, et ta nagu hakkas kartma järsku, et temast tekkis mingi hirm ja see hirm järjest kasvas ja mul endal tekkis selline väike paanikamoment, et noh, ma ei suuda nagu kuidagi aidata teda. Ja siis järsku mul tuli mingisugune idee ja ma suutsin ikkagi peatada selle hirmu, et tegelikult need lahendused tulevad kuskilt ikkagi. Ja siis kuskilt ma nagu mõtlesin, et see töö mõnes mõttes nagu meediumi töö, et sa nagu midagi vahendad mingit universumi sellist tarkust enda kaudu ja siis läks tükk aega mööda ja siis kuidagi see meediumi teema tuli jälle, jooksis mulle ette kuskilt. Ja siis ma hakkasin nagu rohkem selle peale mõtlema. Ja siis mul tuli meelde see, mis ma eelmine aasta, või noh, selle aasta jaanuaris ka rääkisin, et kuidas minu jaoks, et kui panna mingid teemad pingeritta elus, mis minu jaoks on olulised, siis suhet teema oli kuskil hästi lõpus, on ju. Ja mis oli minu jaoks tegelikult kõige olulisem, oli mingi spirituaalsus, ei mäleta, kuidas ma seda nimetasin tookord, aga noh, vaimsuse teema oli kõige tähtsam. Ja siin vahepeal ma isegi mõtlesin selle peale, et peaks uuesti hakkama nagu Kaili ja Mätiga tegelema ja jätma kogu selle hüpnoteraapia kogukonna jutud nagu unustada. Aga siis ma hakkasin nägema, kuidas need asjad on nagu hästi seotud omavahel, kuidas need tegelikult väga palju kattuvad, need asjad omavahel. See, mida räägib Mätt ja mida räägitakse meil seal hüpnoteraapia kursusel. Ja siis ma sain aru, et ma saan tegelikult oma töösse seda spirituaalsust nagu sisse panna. Et see sama asi, et ma pean usaldama, et see minu töö juures ka nagu hästi oluline. Ja siis ma olin hästi õnnelik selle avastuse üle, on ju, sest tegelikult mulle tundus, et see spirituaalsuse teema nagu hakkab mul kuidagi kõrvale jääma, aga ma tahaks sellega rohkem tegeleda, aga kui ta on mu tööga seotud, siis ma tegelengi sellega paratamatult kogu aeg ja see tuletab mulle meelde neid asju. Et see oli selline tore avastus minu jaoks.